Meie maandunud Kuressaare linna nii-öelda hapneva mäe tippu ja on meie taga siin näha autod. Mis üritus tulemas on? Siin saab toimuma meeletu maasturite jõukatsumine. 10, 11, 12 juuni toimub üks selline suur üritus, mida iga aasta korraldatakse ja see aasta tuleb see päris vägev. Ja mida uut tänavu oodata on? See aasta on väga palju uut. Esiteks on see, et me oleme varem olnud kogu aeg peidus kuskil väikestes kohtades. See aasta me tulime päris Kuressaare linna. Nauriga keskuses on võistluskeskus, see on siit näha, seal taga. Ja uudne on ka see, et esimest korda toimub päris linnakatse siinsama nende platside peal. Ja kuulda on, et käivad juba harjutamised ja on tulemas mingi üllatusvõistlus. Millega tegu on? No me tegelikult tahtsime, et see üllatus jääks ikka üllatuseks, aga ma ei tea, kust te ajakirjanikud kõik selle välja nuhite. Tõepoolest, meil on üks tõsine üllatus tulemas pühapäeva õhtul vahetult enne lõpetamist. Nagu on suvevõistlustel meil juba saanud traditsiooniks, toimub selline väike võistlus ja me teeme see aasta, otsustasime, et teeme täiesti midagi uut ja teeme romuralli. Mis see siis endast täpselt kujutab? No see tähendab seda, et kõik traditsioonilist romurallit teavad, et see aasta tuleb see natuke teistmoodi, et meil on siin selline kena mägi see aasta kasutada. Selle romuralli alapealkiri on Kes on Kivikuningas. Ja eesmärk on siis, kõik autod hakkavad siin mäe ümber hakkavad startima ühistardist ja kes siis viimasena või esimesena siis mäele jõuab ja on teised kõik alla puksinud, see on siis võitja. Kas selle taga ei ole mitte Saarekolli majandusraskused? Ega raha ei ole ikka kuskil piisavalt ja see aasta nüüd tuli see mõte tegelikult mitte meilt endalt päris, aga meil kohalik metallikokkuost arvas, et nüüd on just õige aeg sellist üritust teha, et metallihinnad on tõusnud just siin kaks korda viimastel päevadel käisid uudised läbi, et see paneb ikka Saarekolli võistlusele korraliku finantsilise toe alla, ja muidugi ega siin on mitte ainult rahaline pool, et siin on kõigile põnev, et näiteks võistlejad, kes oma autot nagunii ära lõhuvad siin võistlustel, saavad kerge vaevaga nendest siin lahti, ei pea neid koju tagasi vedama, ei pea seda remontima enam. Ja üleüldse, iga inimene võiks korra aastas oma kappi tuulutadaks, kaua sa ikka nende vanade autodega sõidad. Kas võistlejad saavad sellest ka midagi? Muidugi, ega me siis oleme mõelnud võistlejate peale ka. Nad saavad ikka puhta sõidunaudungi. Ülejäänud läheb jagamisele siis rauafirmale ja meile. Millal kokkuleppe tegite? Terve talve läbi sai siin läbi arutatud neid tingimusi, aga kokkuleppe sõlmisime 1. aprillil ja täna on siis kohe näha seda, et asi on ilusti toimima hakanud. Kuidas esimene päev läks? Esimene päev läks väga hästi, et esimene masin on päeva lõpetanud ja on ilusti siia toodud. Vahepeal külastas ta autoromulat, sealt võeti vajalikud tükid ära ja nüüd on ta siis jõudnud siia vanamat talli. Ja nüüd me näemegi kohe, kuidas auto oma teenitud lõppu saab ja ta hellalt oma viimasesse puhkepaika pannakse.